Tere õhtust selle spordikeskuse saalist. Mõne minuti pärast algab saaliliiga finaalkohtumise kolmas mäng ja see võib olla selle meistrivõistluste viimane mäng, kuna väga ohtlikku midagi ei olnud. Ja võimalik 3-2 vastu ja hea sööt Hizevskil Tšalole. Tagumisel postil on Dordišatski ja Tšalo otsustab lüüa ise ja teine aluselt tegi õigesti, sest jah, värava esisele sinna löögiga. Keber löök ja Pfenning. Teine löök, aga Rene Koltsar hoiab õlus Kovali vahel. Ei läinud pall puhtalt läbi ja väiksest rikošetist aeglustas pall oma lendu ja Rene Koltsar võitis palli endale, hästi ja lööb Dordišatski ja lööb esimese värava tänases mängus 12. minutil. Dordišatski viib Tartu Ravensi 1-0 juhtima ja Tartu nurga löögi tõste Tetjanokile. Kuhi hea löög Alekseilt, aga jällegi tabab pall lati nii tugev. Ma nägin ka paremini, mis siin toimus minu silme all. Mina võtaks igaks juhuks, aga ei võitnud ja Hizevski lööb teise värava ja seis on 2-0 Tartu Ravensi kasuks ja Vladimir Hizevski esimese poole 15. minutil lööb värava. Taas ühinenud Marek Naaliga, kaks sõpra ja Vnukovilt hea lööb. Nägi Deniss, kuhu ta lööb, tagumisse nurka ja Tšalo sööt. Tšalo lööb, Hizevski sööt Tšalole ja seis on 3-0, uskumatu, mis toimub. Tartu juhib siin Tallinnas Bunkeri vastu. Ja avaneb ise ka sööt, tuleb ikkagi Bunkeril jalad kõhu alt välja võtta ja mängima hakata, sest 4. pall maandub Bunkeri väravas ja seega siis seis on 4-0 Tartu kasuks ja Tartu näitab oma iseloomu. Näitavad, et ikkagi see iseloomu kiiresti tulevad need kuni 60-meeterlised nende väravasse. Siin Pfenning näitab, et oli viga, aga ei olnud ja esimene pall maandub Tartu väravas. Ja oli väike rikošett, Rene Koltsar teine aluselt ei näinud löögi hetk. Ehk siis 10 minut, ehk siis 30. mängu 30. minutil vähendab kaotusseisu Bunker ja kohe tuleb teine värava otsa ja Keber lööb teise värava. Mõned sekundid on esimese ja teise värava vahel. Vnukov tagasi Naalile, Naal hea löög ja Keber oli esimene palli peal, ehk teine pall jäi Bunkerile. Vnukov ja Deniss Vnukov lööb kolmanda värava. Kus see pall läks, kas jalgade vahele Rene Koltsaril või jalgade alt, sest Rene minu arust hüppas natukene ja vaatame. On väga raske, igal juhul on raske. Kas oled sa heas füüsilises vormis või mitte ja Keber viigistab seisu ja seis on 4-4. Väga kiiresti tulid need väravad 39 vahetuseks tulevad ja kolmekesi Kляр Savikin lööb värava. Tõepoolest läks pall väravasse ja kolmekesi Tartu Ravens suudab 5. värava saata Bunkeri võrku ja Mark Poskin muidugi ei ole rahul. Lähebki 2-14 mängida. Bunkeril viisik, kes hakkab arvulist ülekaalu realiseerima ja Deniss Vnukov lööb tagumisse nurka ja Tartu võtab videoga ka olemas. Nii Rubel ja Koval. Koval kaitsemängijana hästi vaatas silma Rubelile, et mis ta teeb, aga nüüd Dordišatski kaotas palli väga lihtsalt soolo korras ja Anton Pfenning lööb 6.
värava Revensi võrku peale Eduard Isjatski eksimus. Lööb Anton Feningu enda värava ja Bunker läheb 6-5 juhtima ja mängida on esimesel poolel veel 20 sekundit, aga no tuleb mängida koht, kuhu ta tahtis lüüa. Ülemisse nurka. Ja ma vaatasin, ma just istun siin värava vastas ja kui oleks pall läinud väravasse, siis raske oli Mark Voskinil tõrjuda, aga Anton Fening lööb Bunkeri 7. värava ja 2-0-1 mängida. Muidugi 2 väravalisest kaotusseisust Tartule on päris raske välja tulla. 2 minutit on Tartul on võimalik tagasi tulla, aga kui ei, siis ma räägin juba ettepoole, see tegelikult ja veel üks värav, Deniss Vnukov, 58 sekundit. Tõenäoliselt mängu lõpuni ikkagi 3 väravalisest kaotusseisust on pärast. Ja Bunker tuleb esmakordselt Eesti meistriks ja jah, 14, 13, 12 tänavat mängijad 11, eks need 3 mängu finaalmängude seeria 5 võiduni, aga Bunker sai hakkama 3 mänguga, seega lõppes.